Tere tulemast Eemi Kitsune taratuppa. Täna on mul siis 2 postitust lausa, sest on üks teema, millest ma tahan kindlasti rääkida, et eile see jäi mulle kõrvu. Lugedes ühte artiklit, ühte arvamust, mis on seotud siis tarodega. Ja ma mõtlesin, et kui ma hommikul ärkan ja siis see teema mul meeles on, siis ma teen kindlasti postituse. Ja postituse pealkirjaks võiks panna inimene ja asjad. Ja taro sealhulgas. Et nii nagu väga paljude asjade kohta, tarvitan meelega sõna asjad, on olemas vääruskumisi, siis ma tahan ka ühte oma vaatepunkti teile tutvustada. Ja see vaatepunkt on lähtumine neutraalsusest. Kartus, et tarokaardipakk võib olla kuidagi mingisugusest negatiivsest energiast mõjutatud ja inimesi allutada või hirm nende kasutamise ees ja nende sidumine nagu saatanaga ja mis iganes, on seotud inimese alateadvuse hirmudega. See pakk kaarte, ükskõik mis ta siis ka on, taro, mõni muu pakk, on lihtsalt asi. See on samasugune asi nagu näiteks nuga. Nuga on väga vajalik asi, kui sa köögis süüa teed. Sa saad juurvilju hakkida, toitu peenestada, ta on väga hea abivahend. Aga kui see nuga satub vale inimese kätte, kellel on kurjad plaanid ja kes tahab teisele liiga teha, siis sellest vajalikust abivahendist võib mõrvarelv saada. Aga see ei tähenda, et nuga oleks selle pärast paha. Nuga on lihtsalt nuga. Oluline on see, kes seda nuga käes hoiab ja missuguste kavatsustega. Kaardipakk on lihtsalt kaardipakk. Ja kui seda kasutada eneseanalüüsiks, erinevate valikuvõimaluste vahel valimiseks, endale teadvustades, et taro ei ole ennustamine ja tarode eesmärk ei ole manipuleerida, käituma sind mingit viisi. Sina oled oma elu looja, sina teed valikuid. Taro on nagu GPS. Kui ta sul on olemas ja sa pead võõrast teed sõitma, siis otse loomulikult on lihtsam GPS sisse lülitada ja vaadata, milline tee sobib mulle kõige rohkem. Mitte see kinni lülitada ja proovida, äkki mul õnnestub pimesi kohale jõuda. Ma kaarti ei vaata, ma ei tea, kuhu täpselt ma pean sõitma, aga ma proovin kuidagi nii-öelda minna. Tarode eesmärk ongi nii-öelda see suuna näitamine, erinevate teede näitamine, erinevate valikute näitamine, sest kõik on kogu aeg muutumises. Ja võib-olla sellepärast ka peaksin ma veel rohkem rõhutama seda, et tegemist on lihtsalt sellise, ma ei taha seda sõna meelelahutus öelda, aga tegelikult vist inimesed saavad sellest kõige paremini aru. See meelelahutuslik osa ongi siis see, et sa saad justkui oma meele selgeks, sa saad erinevaid vaatenurki vaadata. Tarokaartide laduja ei pöördu kunagi sinu poole küsimusega, kas sa tahad, et ma sulle ennustan.
peale suruvalt. Nii kui ta kasutab sõna ennustama või toimub surumine, siis see ei ole õige energia. Siis on see nuga vales käes. Siis läheb juba manipuleerimiseks ja negatiivsetes energias töötamisteks. Aga endiselt tuletan meelde, kaardipakk ei ole iseenesest sellepärast paha, et selle kasutaja võib-olla tahab manipuleerida. Samamoodi nagu nuga ei ole paha. Nuga lihtsalt on nuga, kaardid lihtsalt on kaardid. Nad on lihtsalt sümbolid, mille kaudu me saame lugeda seda, mis on juba kirjas. Kui sa tahad nimeta seda Akashiku kroonikateks, kui sa tahad nimeta seda ettemääratuseks või saatuseks, kui sa tahad nimeta seda oma alateadvuseks, milleks iganes. Jah, mingil määral kaardid alati peegeldavad ka inimese alateadvust. Aga need, kes vähegi kaardi lugemisi on kuulanud, siis kaardid ei anna alati ilusaid vastuseid. Nad annavad ka eitavaid vastuseid. Seega ei saa öelda, et kaardid justkui uputaksid inimese oma väljamõeldud sisemaailma. Nad lihtsalt peegeldavad seda olukorda. Nad võivad ka sinu mõtteid peegeldada. Aga mõnikord on see peegel aus ja aitab midagi nii-öelda mõtlemises paika panna. Ta on nii aus, et ütleb otse sulle välja, millega on tegu. Nii et minu küsimus või see, miks ma seda postitust tegin, küsimus on vale sõna. Minu sõnum on see, et kaardid ei ole pahad. Ka inimesed ei ole pahad. Inimesed teevad halbu või häid tegusid. Inimesed võivad nuga kasutada maitsva toidu valmistamiseks, aga nad võivad sellega ka midagi lõhkuda, kellegi elu lõpetada, midagi katki teha. Kõik oleneb sellest, mis energiatest on see inimene, kes seda tegu sooritab. Mis energia on sellel teol. Ma arvan, et minu grupis siin ei ole jälgijate hulgas neid inimesi, kes arvaksid, et tarokaardid on pahad, vaid pigem neile meeldib kasutada seda GPS-i elus, mis aitab lihtsamini võib-olla otsuseid teha, näha selgemalt. Ja mõnikord piisab isegi sellest, et väga paljud teie seast ju ka tunnetavad seda, kui raske on tegelikult küsimust esitada. Et kui sa saad selle õige küsimuse esitamisega juba hakkama, siis sa oled midagi juba enda sees läbi mõelnud, millegini juba jõudnud. Ja ma olen ka mitu korda siin ladumistes öelnud seda, et kui sa juba küsid, siis järelikult sa kahtled. Sa ei küsi kunagi selle kohta, et kui sul on ideaalne suhe, kas mul on ideaalne suhe, milleks seda küsida, sa tead, et see on niimoodi, kuigi ideaalseid ei ole olemas selles mõttes, et mis on ideaalne. Elu tähendab seda, et on kõike ja ideaalne on võib-olla siis see, et kõikides olukordades sõbralikult hakkama saadakse. Ja tarokaartidel peegeldub siis see olukord ausalt vastu. Ja minu sõnum siia lõppu ongi siis see, et suhtugem asjadesse neutraalselt. Asjad on, olukorrad on. Need on kõik meie õppetunnid. Ja kui sa oled juba ise nii-öelda valguse sageduses või kõrgemas sageduses, rõõmu sageduses, headuse ja armastuse sageduses, sa vaatad neutraalsuselt, positsioonilt kõike, siis ei saa kuidagi need kaardid sinu käes ka kellelegi halba teha.
nii palju siis asjadest ja inimestest. Võib-olla see siltide kleepimine on nii-öelda see vana maailma või kalade ajastu jäänuk, et meile meeldib nagu justkui elu väga kontrollida ja nii hea on, kui ma kõigele saan sildi külge kleepida. Et jagada maailma justkui mustvalgeks, see on halb, see on hea, aga aktsepteerida, et midagi lihtsalt on. Ja see ongi kõik. See on tõeliselt vabastav. Ilusat päeva sulle ja kohtume järgmistel kordadel.